Ja järgnevalt vaatame, kuidas siis Skype'i abil on võimalik tekstisõnumeid saata. Kõigepealt mul on Skype'i sisse logitud ja siin on kohe näha kõik need inimesed, kellega ma siis antud hetkel vestelda saan. Kõik, kellel on selline roheline linnukene, see tähendab, et nemad on vabad ja nendega ma saan vestelda. Kellel on siis selline oranž ikoon, nemad on veidi kaugemal. Nii, ja kui ma nüüd tahan vestelda näiteks Urmoga, siis ma klõpsan tema nime peal ja kirjutan nüüd siia alla aknasse. Tere! Ja jään vastust ootama. Nii, Urmo vastab mulle. Tere, Ingrid. Nii, ja nüüd ma saan siis kirjutada oma mingisuguse probleemi. Kas täna koosolek on? Näiteks esitada oma küsimuse. Ja jällegi siis oodata sellele vastust. Kõrval on näha ka kellaajad, millal täpselt siis see sõnum saadeti. Ja kui on see pliiats näha, siis see tähendab, et Urmo praegu kirjutab. Jah, kell 15.00, nagu alati. Nii, aga nüüd juhtus selline asi, et ma tegin ühe vea, kirjavea ja Skype'is on võimalik ka vigu parandada. Siis ma teen teksti peal parema hiire klõpsu ja valin muuda sõnumit. Nüüd on see sõnum mul siin uuesti siin all ja ma kustutan selle üleliigse R-i ära ja vajutan uuesti Enteri peale ja nüüd on näha, et see on mul siin parandatud, siis tuli siia ka pliiats juurde. Nii, aga nüüd Urmo saatis mulle sellise lõbusa näo selle torre peale ja nüüd tekib küsimus, et kus neid nägusid siis saada. Ja emotikone saab selle väikese ikooni alt, kui ma klõpsan siia, siis ma saan valida erinevad ikoonid, et mida ma siis tahan saata. No ma valin ka selle toreda lõbusa näo, valin selle ja vajutan Enteri peale. Nii et nii lihtsalt see sõnumite saatmine käibki.